oled elus saanud tagasisidet, mis aitab liigutada mägesid, samas lühike ja järsk tagasiside võib ka ära ehmatada. Tallinna Ülikooli andragoogika dotsent Katrin Karu, kas tagasiside aitab õppida või hoopis pärsib arengut? Paljud meist on saanud tagasisidet, mis on liiga hiline, kasutu või isegi demotiveeriv. Tegelikult on küsimus selles, kuidas me tagasisidet ise kasutame. Hea tagasiside ei ole hinnang minevikule, vaid see on suunatud tulevikku. See on edasiside. See ei saa olla ainult ühekordne juhuslik kommentaar, vaid pigem see, et inimene mõtleb ise, kuulab, mida teised talle ütlevad ja viib ka need mõtted ellu. Uuringud näitavad, et sageli võtame arvesse vaid 1/3 tagasisidest. Me kipume tagasisidet ignoreerima või lausa moonutama. Seetõttu on palju olulisem see, mida me tagasisidest kaasa võtame, kui see, et tagasisidet antakse. Seega tasub meeles pidada, et tagasiside muutub õppimise ja arengu kiirendiks alles siis, kui me seda kasutame ja see viib tegudeni.